On teil mõõdetavad eesmärgid valdkondadel? Et nad näiteks teavad nüüd jõuludeks, mitu protsenti nad täitsid oma seatud eesmärkides? No kõige lihtsam selline mõõdik on tõesti eelarve ja selle täitmine, sest see on omakorda jälle seotud planeeritud tegevustega. Et seda absoluutselt me mõõdame, selle järgi mõõdab Kaubanduskoja juhatus minu töö tulemuslikkust ja mina omakorda osakonna juhatajate ja nemad omakorda oma töötajate tulemuslikkust. Aga sellises organisatsioonis alati kõik oluline pole mõõdetav ja kõik mõõdetav pole oluline, eks. Et see ikkagi see taju küsimus, et kas sa saad aru, kas sul ühiskonnale ja ühiskondlikele protsessidele on mõju või ei ole, seda alati joonlaua peale ei saa sättida. Et meil küll ka strateegias on võetud eesmärk, et vähemalt 50% meie tehtavatest ettepanekutest võetakse arvesse, aga seda on puhtmehaaniliselt väga lihtne saavutada, kui me hakkaks nagu korrigeerima kõiki kirjavahemärkusi, eks ju, või kirjavigasid igas eelnõus. Need 100% võetakse kõik absoluutselt arvesse. Küsimus on ikkagi sisulises mõjus. Okei. No kuidas inimesed teavad, kas nad teevad oma tööd hästi või ei tee, lisaks selle eelarve küsimuse? No, mul on õnne rõõm ikkagi töötada koos mõtlevate inimestega. Et ma ei pea iga päev kontrollima seda, kas nad on teadlikud oma tegevusest ja kas nad nagu endale aru annavad, mida nad teevad. Et tegemist on mõtlevate intelligentsete inimestega, ja ka see tööõhkkond, mis on minu eesmärk või minu roll tegelikult ongi tagada selline vaba loominguline õhkkond, kus inimesed teavad oma eesmärke ja tegutsevad oma professionaalsuse piires, võimete, võimaluste piires nende eesmärkide täitmise poole. Et mul kuidagi või tihtipeale ei õnnestu kuidagi nagu juhina panustada nende isikliku arengusse, sest nende areng on ju väga kaugel, eks. Et milles ma saan neile toeks olla, on see, et see üldine õhkkond ja keskkond aitab neil teostada neid ennast. Mida sa siis selleks teed, et see õhkkond parem oleks? Kui sa otse neid juhtida ei saa, eesmärgid nad püstitavad ise, hindavad, kas nad neid täidavad? Eesmärgid me ikka püstitame koos, ja hinnangu tihtipeale ikkagi lõpuks annan ka mina, eks. Aga te neid ei mõõda, sest te tegelikult kumbki ka päris hästi aru ei saa, mida te kokku olete leppinud. Te saate tagant järgi aru, et midagi juhtus ja siis ütlete, et sust hästi läks. Ei, ma arvan, meil ikka selline arutelu kui formaat on ikkagi väga tihe, selles mõttes me saame jooksvalt teineteisest ikka väga hästi aru. Aga ta ei ole selline piitsa ja prääniku juhtimine, eks. Austav, jah. Ja ta on nagu ikkagi, ma usun, et väga paljuski läbi eeskuju, mitte et mina mingi tohutu eeskuju kõigile oleks, vaid ikkagi seenior kolleegid nootematele. See toimub sellise väljaõppebaasina ikkagi, sest mitte ükski kool või haridusasutus ei koolita välja Kaubanduskoja töötajaid, eks. See teadmise kompetents sünnib ikkagi töö käigus.